Palun tuua aulas Eesti Vabariigi ja Tallinna Tehnikaülikooli lipud. Väga austatud värsked Tehnikaülikooli humanitaarteaduskonna lõpetajad, head kolleegid, daamid ja härrad. Tehnikaülikoolis on lõikusaeg. See on üks meeldivaim periood ülikooli aastaringis, kui noored koolitatud inimesed astuvad ülikooli seinte vahelt välja. Mul on hea meel öelda, et sellel aastal suvel juunikuus lõpetab Tehnikaülikooli ligi 1300 noort diplomeeritud spetsialisti. Sellest humanitaarteaduskonnas 120, magistreid lõpetab 230 ja 84 Tehnikaülikooli lõpetajad saavad kiitusega diplomi ehk cum laude diplom. See on kena saak. Ma julgen avaldada veendumust, et meie humanitaarteaduskond on viimastel aastatel tugevasti arenenud ja meie lõpetajate konkurentsivõime mitte ainult Eesti tööturul, vaid ka laiemalt on kõrge. Selle eest ka suur tänu teie õppejõududele. Tehnikaülikooli tugevus seisneb selles, et meil ei ole mitte ainult klassikalised tehnika- ja tehnoloogiateaduskonnad, vaid meil on läbi aegade olnud tugev majandusteaduskond ja humanitaarteaduskond. Lisaks me oleme avanud veel ka matemaatika loodusteaduskonna, nii et terve spekter erinevaid erialasid, mis peaksid kaasa aitama sellele, et tekiks nii vajalik sünergia
erinevate erialade vahel. Ja mul on väga hea meel öelda seoses humanitaarteaduskonnaga seda, et sellel teaduskonnal on arenemas hea koostöö meie Sisekaitseakadeemiaga. Selle tunnistuseks on meie ühised lõpetajad, keda täna on siin saalis ka 9 magistritasemel ja loodetavasti see koos areneb edasi. Enne kui ma kuulutan tänase aktuse, mis on sel päeval juba 3. kokku 8 aktusest üldse avatuks, ma nimetan seda, et meie aktused on kõik üleval internetis, reaalajas, nii et see auditoorium, kes seda aktust võib jälgida, on märksa suurem kui need inimesed, kes siin saalis on. Ja lõpuks on ka niisugune võimalus olemas, et kui te koju lähete, siis te saate vaadata salvestust, kuidas te aktusel välja nägite. Ma kuulutan Tehnikaülikooli humanitaarteaduskonna lõpetamisele pühendatud piduliku aktuse avatuks. Austatud daamid ja härrad, lubage kõigepealt tutvustada neid inimesi, kes rektoriga koos on siin laval teie ees. Meie hulgas on humanitaarteaduskonna dekaan professor Sulev Määltsemees, meie koostööpartneri Sisekaitseakadeemia rektor härra Priit Männik, humanitaarteaduskonna dekanaadi juhataja proua Merli Mäger ja meie vilistlane Kairi Lainjärv, Hansapanga arenduse ja koolitusosakonna koolitusspetsialist. Aktuse kõneks saab sõna professor Sulev Määltsemees, dekaan. Tänan. Austatud Tallinna Tehnikaülikooli ja Sisekaitseakadeemia rektorid, kolleegid, lugupeetavad Tallinna Tehnikaülikooli lõpetajad, teie vanemad, pereliik, sugulased, sõbrad, daamid ja härrad. Lõpuaktus on sündmus, kus paljudele meenuvad oma
nii-öelda pildikesed Paunverest. Tänapäeva elukestva hariduse puhul on lõpuaktused korduvad ja seega nagu endast mõistetavad tähised inimese elus, kuid iga etapp on ju millegi uue algus ja haridusetapp sageli on sünonüümiks liikumisele ka karjääriredelil. Hoolimata lõpuaktuste tavapärasusest on ülikooli lõpuaktus midagi erilist, mis jääb kõigile elu lõpuni meelde. Ja Tallinna Tehnikaülikooli humanitaarteaduskonna käesoleva aasta lõpuaktus on veel eriline selles mõttes ja kõigile kergelt mõistetavas kvantitatiivses mõttes, et lõpetab seni suurim arv spetsialiste. Ma ei pea siin silmas 3-aastaseid bakalaurusi, kelle jaoks on eraldi lõpuaktus, kuid täna ja siin saavad haldusjuhtimise 4-aastase bakalaurusõppe või halduskorralduse diplomiõppe lõpetamist märkiva tunnistuse 57 inimest, neist 4 cum laude, ja veelgi tähelepanuväärsem arv. Magistridiplom antakse 22 spetsialistile ja neist, nagu meie lugupeetav rektor juba mainis, 9 heas koostöös Sisekaitseakadeemiaga. Suhteliselt suur arv lõpetajaid varasemate aastatega võrreldes seondub sellega, et haldusjuhtimine on meil kõigest 10 aastat vana ülikoolis ja mõned aastad veelgi noorem on halduskorraldus ja meie koostöö Sisekaitseakadeemiaga algas alles sel sajandil või kui soovite, siis sel aastatuhandel. Ja tuleb tunnustavalt märkida eelkõige meie magistrante, sealhulgas siis Sisekaitseakadeemia magistrante, kes koostöös Sisekaitseakadeemiaga ettevalmistatud magistrante, kes vastutusrikka töö kõrvalt on suutnud topeltkoormusega siis need mööda läinud 2, 3, 4 aastat oma tööd ja õpinguid korraldada. Sama kehtib õigupoolest ka meie halduskorralduse eriala üliõppe kohta, kes samuti töö ja õpingud pidid edukalt ühendama. Haldusjuhtimise ja halduskorralduse eriala ei tule ainult mitte kvantitatiivselt esile tõsta, vaid ka kvalitatiivse poole pealt väärib siin märkimist, et nende erialade õppimine ja ka õpetamine on väga huvitav, loominguline, sellepärast, et siin elu ja teooriad ja kõik muu, mis ülikoolis tuleb arvesse võtta, õppetöö korraldamise areneb ja muutub väga kiiresti. Meie õppekavad on koostatud selliselt, et nad peavad tagama konkurentsivõimelise hariduse erasektoris, kuid peaasjalikult on meil siis õppekavad üles ehitatud avalikule teenistusele ja siiamaale oli valdav osa meie väljundist läks tööle kas põhiseaduslike institutsioonide juurde või ministeeriumidesse, ametitesse, inspektsioonidesse, seda Tallinnas. Viimastel aastatel oleme märgatavat edu saavutanud deviisi all kogu Eesti peab elama sellega, et järjest rohkem meie lõpetajaid on olnud ja jätkavad tööd maakondades, valdades ja teistes linnades väljaspool Tallinna. Kuid täiesti uus areng meie jaoks tekkis eelmise aasta 1. maist. Ja umbes kuu aega tagasi oli meie õpperühm meie hea koostööpartneri juures Saksamaa Liitvabariigis Brüeli Verwaltungsschules
ja selle õppekäigu ajal külastasid nad ka Brüsselis ja Luksemburgis asuvaid Euroopa Liidu institutsioone ja kuulates nende juttu, mida nad rääkisid, võis tõdeda, et kui sajand tagasi oli igas sadamas eestlane, siis nüüd on pea igas Euroopa Liidu koridoris võimalik kellegagi emakeeles vestelda. See esitab kahtlemata uusi väljakutseid meie üliõpilastele ja meie selleks, et edukalt konkurentsis vastu pidada, peame järgima minu arvates 3 põhimõtet, et meie lõpetajad oleksid kõrge erialase professionaalsusega, et nad oleksid hea võõrkeelte oskusega ja et nad oleksid eetilised. Tehnikaülikoolil on väga hea maine nii Eestis kui ka väljaspool. Selle maine kujundamisel ja säilitamisel on väga oluline koht Tehnikaülikooli vilistlastel. Ärgem seda siis kunagi unustagem. Teie diplomi saamises on palju pidanud andma aega, materiaalseid kulusid tegema, teie vanemad, pereliikmed, tänusõnad kõigile neile, kes on aidanud teil ülikooli õpinguid läbida. Tuntud on ütlus, inimene õpib, kuni elab. Aga miks mitte ka oma tegemistes ja tulevikuharidustee plaanides juhinduda põhimõttest, inimene elab, kuni õpib. Õnnitlen kõiki tänaseid Tallinna Tehnikaülikooli lõpetajaid, nägemiseni neile, kellega me kohtume Tallinna Tehnikaülikooli auditooriumides edaspidi ja hüvasti neile, kellega võib-olla haridustee kokku ei vii, aga kellega me siis kohtume vilistlaste kokkusaamist. Tänan tähelepanu eest.
rektori käskkirja ettelugemiseks saab sõna Merli Mäger, humanitaarteaduskonna dekanaadi juhataja. Rektori käskkirjad kooli lõpetamise kohta humanitaarteaduskonnas. Seoses Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppekava täitmisega annan sotsiaalteaduste magistrikraadi ja diplomi haldusjuhtimise õppesuuna magistrandile Tiina Enok. Tema magistritöö teema on Euroopa Sotsiaalfondi rakendamisstruktuuri täiustamine Eestis, teaduslik juhendaja professor Väino Rajangu. Priit Kivinurm, magistritöö teema liberaalse demokraatia kui valitsemisraamistiku kriitilistest piiridest, teaduslik juhendaja professor Ülo Kaevats. Grete Kodi, magistritöö teema digitaalne kirjaoskus infoühiskonnas ja selle arenguvõimalused Eestis. Teaduslik juhendaja professor Ülo Kaevats. Kristiina Tšumakov, magistritöö teema Eesti riigiametnike õppimisvalmisolek ja koolitusaktiivsus, teaduslik juhendaja, dotsent Jaanus Kiili. Annan haldusjuhtimise magistrikraadi ja diplomi järgmistele haldusjuhtimise õppesuuna magistrantidele. Helen Allik, magistritöö teema Tarbijakaitseamet ja tarbijahariduse areng Eestis, teaduslik juhendaja, dotsent Jaanus Kiili. Tiina Isand, magistritöö teema kvaliteet kui avaliku sektori tulemuslikkuse kriteerium Statistikaameti näitel, teaduslik juhendaja professor Ülo Kaevats. Joosep Kaasik, magistritöö teema soovitused piirkondliku politseitöö korraldamise tõhustamiseks, teaduslik juhendaja professor Sulev Määntsemees, kaasjuhendaja Knut Klais, Siseministeeriumi sisejulgeoleku poliitika osakonna juhataja. Risto Kasemäe, magistritöö teema ettepanekud jälitustegevuse alase koolituse korraldamiseks Eesti politseis, teaduslik juhendaja professor Ülo Kaevats, kaasjuhendaja Ahti Truubolt, Keskkriminaalpolitsei ülemkomissar. Veiko Kopamees, magistritöö teema organisatsiooni kujundamise põhimõtted tulenevalt põhiülesannete ja strateegia muutmisest Kodakondsus- ja Migratsiooniameti näitel. Juhendaja lektor Liina Randpan, kaasjuhendaja Anne Valk, Sisekaitseakadeemia haldusõppetooli juhataja lektor. Merlin Kreis, magistritöö teema Eesti riigi haldussuutlikkuse tõstmine inimkaubanduse ennetamisel ja tõkestamisel. Teaduslik juhendaja professor Sulev Määntsemees.
Lehtmaa, magistritöö teema alkoholipoliitika Eestis. Teaduslik juhendaja professor Väino Rajangu. Kerli Lillemets, magistritöö teema maksuvõlgadesse nõudmine maksuhalduri põhikohustusena. Teaduslik juhendaja professor Ülo Kaevats. Kadri Maasik, magistritöö teema hindamine riigieelarve koostamise protsessis. Teaduslik juhendaja professor Sulev Määltsemees. Silvi Ojamur, magistritöö teema soovitusi Eesti regionaalhalduse reformi strateegiaks. Teaduslik juhendaja professor Sulev Määltsemees. Sofia Rannik, magistritöö teema kohtutäituri ja kohtutäituri asendaja kompetentsikaardi loomine ning kompetentsikaardi rakendamise võimalused. Teaduslik juhendaja sotsiaalteaduste magister Aase Sammelselg. Jaana Roht, magistritöö teema õigusaktide mõju õpetaja palga kujunemisele Eestis. Teaduslik juhendaja dotsent Jaanus Kiili. Liina Saar, magistritöö teema noorte haridusteede ja teiste tegurite mõju kohalike omavalitsuste arengutele Paikuse vallas, Sindi linna, Sauga valla, Tori valla ja Vändra valla näitel. Teaduslik juhendaja professor Väino Rajangu. Ebe Sarapuu, magistritöö teema sobivaimad aktiivse tööturupoliitika meetmed Eesti noorte puuduse vähendamiseks. Teaduslik juhendaja professor Ülo Kaevats. Ain Suurkaev, magistritöö teema Lääne-Viru maakonna üldhariduskoolide perspektiivne võrgustik. Teaduslik juhendaja dotsent Jaanus Kiili. Malle Šeparšina, magistritöö teema variisikud maksupettuse skeemides. Teaduslik juhendaja dotsent Gabriel Hasak. Karin Tõnisson, magistritöö teema valla- ja linnasekretäri kompetentsid ning nende rakendamine. Teaduslik juhendaja professor Sulev Määltsemees. Ja Eha Võrk, magistritöö teema maareform ja selle õigusliku regulatsiooni analüüs Tallinna näitel. Teaduslik juhendaja dotsent Jaanus Kiili. Seoses Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuseõppekava täitmisega annan sotsiaalteaduste bakalaureuse kraadi ja diplomi kiitusega järgmistele haldusjuhtimise õppesuuna üliõpilastele, kes kirjutavad oma nime ka TTÜ auraamatusse. Tauno Olju.
Kadri Tuusis. Seoses Tallinna Tehnikaülikooli diplomiõppekava täitmisega annan diplomi kiitusega järgmistele halduskorralduse õppekava üliõpilastele, kes kirjutavad oma nimega TTÜ auraamatusse. Heleri Jundemann. Agne Lepikson. Seoses Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuseõppekava täitmisega annan sotsiaalteaduste bakalaureusekraadi järgmistele haldusjuhtimise õppekava üliõpilastele. Kadri Aksin. Marit Alaväli. Helin Ausmaa. Rain Haava. Jana Ignatova. Kersti Ilves. Anu Kaljuste. Grete Kirspuu. Jana Kullergan.
Margit Kuusk. Anni Kärblane. Tiina Laanem. Enno Lepp. Kätlin Leppund. Helge Ülle Luide. Terje Luts. Brigitta Mäemets. Liina Mähar. Kaili Nikkinen. Keli Nõlvand. Urmas Ojamaa. Peetris. Marili Pärsik. Heiki Rajaväli.
Mairika Rajaväli, Ülle Raud, Regina Raukas, Maris Rebel, Elena Revjakina, Juta Rätsep, Kristiina Samra, Andre Soomere, Tormi Tabor, Žanna Tamberg, Brit-Marena Tiikma, Riin Uula, Jaanika Viira, Liis Vill, ja Kairi Õun.
Seoses Tallinna Tehnikaülikooli diplomiõppekava täitmisega annan diplomi järgmistele halduskorralduse eriala üliõpilastele. Anu Keskpaik, Kairi Keso, Anneli Kollom, Elo Kuusik, Reili Kärp, Tiina Lett, Anneli Muld, Erle Mölder, Ave Nigol, Katrin Proos, Kaire Raiend, Mare Saago, Katrin Sirel, ja Anne Tomson. Austatud daamid ja härrad, sõna saab Tehnikaülikooli vilistlane Kairi Lainjärv, Hansapanga arenduse ja koolitusosakonna koolitusspetsialist, on lõpetanud humanitaarteaduskonna. Austatud lõpetajad, täna on teie päev. Mõtlesin, et mis on need asjad, mida ma öelda peale selle, et te olete tublid, täna on ilus ilm ja palju õnne.
Ja mõtlesin siis, et ma räägin lihtsatest asjadest ja nendest asjadest, millel on minu jaoks iva ja nendest asjadest, millesse ma usun. Mõned nädalad tagasi toimus üks koolitus ja mul oli seal täita roll ja ma sain sellel osalemise eest raamatu, mille pealkiri kõlab nagu Ameerika bestseller Õnnesaladus. Õnneks see raamat oli sisu poolest veidi asisem ja selles raamatus oli juttu naeratamisest. Ja raamatu autor rääkis loo ühest Ameerika teadlasest Paul Ekmanist, kes alles 1967. aastal vastas, et kõik inimesed igal pool maailmas naeratavad ühesuguselt. Enne teda arvati, et miimika omandatakse alles lapsepõlves. Ja Ekman reisis oma väite tõestuseks ühte maailma vähekülastatud kanti, Paapua Uus-Guineasse, ja leidis, et ka seal annab naeratus edasi täpselt sellesama signaali, mis ka meil. See on hea tahte väljendus, see on sõbraliku poolehoiu žest. Aga mis veel huvitavam, see teadlane avastas oma töö käigus, et inimene võib naeratada 19 erinevat moodi, ehk siis meil on 19 erinevat naeratust, aga ainult üks nendest naeratustest on tõeline naeratus, kõik ülejäänud on sotsiaalsed naeratused. Ja ma olen pärast seda naeratud inimesi aeg-ajalt jälginud ja leidnud, et tegelikult saab inimene alateadlikult aru, milline on tõeline naeratus ja milline on sotsiaalne. Teist inimest ei ole tegelikult võimalik petta, kui ta just seda ise väga ei taha. Ja ma olen mõelnud selle peale, et see on ikka päris võimas. Ma rändan maailma erinevais paigus ringi ja ma ei oska tegelikult enamikku maailma keeltest. Aga kui ma oskan tõeliselt naeratada, siis see ongi meie ühine keel. Ja ma tean, et kõik inimesed oskavad seda ühte ja tõelist naeratust, seda, mis paneb ka silmad naeratama. Aga seda naeratust kohtab palju harvem, kui võiks. Palju rohkem on sotsiaalset naeratamist, seda, mis tegelikult ei tee meid sisemiselt ei rõõmsamaks, ega rikkamaks, ega õnnelikumaks. Ja ma loodan väga, et selles ruumis nende inimeste hulgas on siin ja edaspidi palju tõelisi naeratusi. Naerata kõik. Ja siit ma jõuan teise loo juurde, mille on rääkinud ühel koolitusel Linnateatri lavastaja Jaanus Rohumaa, kes on väga tark inimene ja kellest ma väga lugu pean. Ja ta saab esmaspäeval muide Eesti presidendilt ka kultuuripreemia. Rohumaa rääkis ühe loo trammijuhist, keda ta kohtas Rootsis mõnda aega tagasi. Ja nagu te teate, siis Eestis ei tähenda trammijuhiks olemine just erilist sotsiaalset tunnustust. Liiga paljud kahjuks vaatavad selle ametipidajat kui sotsiaalselt ebaõnnestunud olendit, sest meie riigis on lihtsalt edu ja õnne valem teissugune. Mis aga Rohumaad hämmastas, oli see, kui rahul oli Rootsi trammijuht oma eluga. Tal oli naine, lapsed, ta leidis, et ta tööl on ühiskondlik väärtus, ta hindas seda hinnati ja ta oli õnnelik ja rahul sellega, mis tal parasjagu oli. Ja see lugu pani mind mõtlema selle peale, kui harva mina ärkan tundega, et täna tuleb ilus päev, või leian, et ma olen mõtetes täielikult siin ja praegu. Kogu aeg käib mul peas mingi tegevus, et mis ma varsti teen, mis ma homme teen, mis ma tulevikus teen, kuhu ma minema pean. Ja selle tulevikus elamise käigus on nii kergesti võimalik unustada olevik ja seda mitte nautida. Ja kuigi inimene on oma olemuselt üsna paradoksaalne, siis ma ei usu, et tänast päeva eirates ja sellega rahulolematu olles on võimalik tunda tõelist õnne selle üle, et mis meil juhtub tulevikus. Olevik ja tulevik ei saa olla nii vastuolulised. Ja viimane lugu on sellest, kuidas üks inimene otsustas, et ta on nii hea, nii tubli ja andekas, et ta saab seista rahulolevalt aupaklike inimeste keskel ja kuulata, kuidas need teda ülistavad. Tegemist oli ühe ürituse lõpetamisega, mille heaks olid tegelikult 3 tilka verd andnud mitukümmend inimest. Seda ei olnud üksi võimalik läbi viia. Aga selle asemel, et anda teistele võimalus kiitusest osa saada, pani see üks inimene autasude jagamise hetkel loorberipärja pähe ja ainult rahulikult, ainuisikuliselt iseendale. Ja nautis siis ka kitsarinnaliselt seda kiidukoori, millest ta tegelikult oli ära teeninud ainult osa. Ja siis ma mõtlesin selle peale, kuidas inimesed ise lasevad ebaõiglusel sündida. Keegi ei astunud sellel hetkel ette, et öelda, hei, mina panustasin ka ja mitte vähe ja ma tahan, et mulle ka plaksutatakse. Ja ma mõtlen ka selle peale, et mitte ükski inimene siin maailmas ei ole mitte kunagi midagi saavutanud üksi. Alati on tegemist meeskonnatööga. Ükski raamat ei ole kirjutatud ühe inimese poolt, ükski diplomi, bakalaureuse, magistri või doktoritöö
ei ole kirjutatud üksi ja ainuisikuliselt ja ükski medal ei lange meile kaela ainult tänu iseendale, sest keegi teine, keegi veel on sellele panustanud. Keegi meie lähedastest sõpradest, mentoritest, kolleegidest, ja ta on selle nimel kas midagi tegemata jätnud või midagi väga sihikindlalt teinud ja meid sellega aidanud. Aga selle asemel, et teda tänada, laseme me endale pärja pähe panna ja unustame ta tähtsal hetkel ära. Ja kuna selliseid olukordi tuleb üsna tihti ette, siis ma arvasin, et me täna sellel sündida ei lase. Ja ma palun, et me plaksutame kõigile nendele inimestele, kes on aidanud meil jõuda siia, kus me praegu ja täna oleme. Sõna saab vabandust, minuga. Tervitan ja tänan meie vilistlaste naiskoori ja ühtlasi vabandan, et ma teie esinemist natukene häirisin. Nüüd anname sõna värskele lõpetajale, sotsiaalteaduste magistrile Kristina Tšumakovile. Austatud rektorid, head saalis viibijad. Kord läinud mandrimees Hiiumaale ja üht väikest rada nähes küsinud, kuhu see tee viib. See tee ei vii kuskile, ikka tuleb ise minna, vastas hiidlane. Niisugune situatsioon on ilmselt meile kõigile väga tuttav. Me seisame teelahkmel, seisame valikute ees ja nii tahaks teada, kuhu üks või teine tee viib. Mida tulevik toob ja mis juhtub, kui me ühe või teise valiku teeme. Seda saame aga teada vaid siis, kui me selle valiku teeme ja mööda üht teed käima hakkame. Meie valisime raja, mis viis meid ülikooli ja tänaseks oleme selle tee lõpus. See oli vahva teekond, kus palju saatjaid. Õppejõud, kes meid juhendasid mõtte, õigus ja täppisteaduse alal, ning kellel jätkus jõudu ja kannatust meie teravmeelsete küsimuste ja protestivaimust kantud märkustega toime tulla. Dekanaat, kes meie viimase hetke õppekavade esitamistele ja muudele toimingutele alati naeratus näol reageeris ja lahkesti oma nõu jagas. Kursusekaaslased, kellest parimad sõbrad ja lahutamatud kaaslased said, ja kellega koos ülikooli kõiki külgi tundma õppisime. Sõbrad ja tuttavad, kelle uudishimu meie õpingute vastu omamoodi impulsiks oli, ja vanemad, kelle hool ja toetus iialgi ei lakanud. Siiras aitäh teile! Nüüd on meie ees uued valikud, kelle jaoks on see õpingute jätkamine, kelle jaoks on see töö ja karjäär, kellele on see perekond, kellele midagi muud. Armsad lõpetajad, ma soovin teile kõigile jõudu nende valikute tegemisel ja edu teile. Olge julged. Aitäh!
austatud värsked Tehnikaülikooli lõpetajad, lugupeetavad kolleegid, daamid ja härrad, meie aktus on jõudnud lõpule. Tervitan veel kord kõiki lõpetajaid ja olen veendunud, et te olete saanud siin korraliku hariduse, konkurentsivõimelise hariduse, õppida tuleb edasi, aga ma usun, et see alus, mille te Tehnikaülikoolist olete saanud, on piisavalt tugev, et elus edasi minna. Ma tänan ka omalt poolt kõiki teie vanemaid omakseid, kes on andnud oma panuse selleks, et te täna siin diplomisaajate hulgas olete. Ei ole see saladus, et Tehnikaülikooli ei lõpetata väga lihtsalt. Iga teine lõpetab Tehnikaülikooli kahjuks. Me loodame, et need numbrid paranevad. Ma tänan humanitaarteaduskonna õppejõude, samuti läbi Sisekaitseakadeemia rektoriga Sisekaitseakadeemia õppejõude, kes on andnud oma panuse teie hariduse edendamisse. Ja päris lõpetuseks ma tahan veel kord tänada meie vilistlaste naiskoori Anne Torbeki juhtimisel, kes kaunistas oma lauluga meie aktust. Aktus on lõppenud.